ettevõtluspäev on tavaliselt ühe esimesena lugudest, eetris jõudvatest lugudest või vaatajate ette jõudvatest lugudest pühendanud edulugudele. Nendele lugudele, mis aitavad mõista paremini ja näha olukordi, kus me oleme. Täna ei ole olukord väga palju teistsugune, aga kõigel sellel jutul, mis järgmise 3/4 tunni jooksul saab räägitud, on oma väga kindel raamistik. Ja see puudutab aega, kus me elame, ehk siis kõike muutust, mis on ettevõtluses toimunud COVID-i kontekstis. Ja mul on väga hea meel, et oma lugusid on tulnud rääkima 9 ettevõtjat. Kõigepealt alustame sellest keerulisest kriisist, siis vaatame, mismoodi toimusid ümbermuutused nende ärides ja lõpus hindame seda väärtust, mis COVID-i kriisiga seoses on Eesti ettevõtetes läbi 3 näidisloo sündinud. Aga alustame siis šokist endast. Anna-Liina Võsa muusikakooli juhina, mis hetkel sina aru said, et vaat nüüd on päriselt jama majas? Ma arvan, et ma sain aru, et läheb keeruliseks ja teistsuguseks. See vist oli 12. märts või midagi taolist, üks reedene päev. Me olime koolis, Märt Tagu tantsutund pidi just algama ja tuli see info, et ilmselt läheb kõik kohe kinni ja ilmselt kedagi ei lasta enam tundidesse, sest kes oli käinud kuskil reisimas, Itaaliast kõik tulid meil ju puhkusereisilt ja et lapsi ei lasta kooli ja ilmselt ei saa kooli ka nagu avatuna hoida. Ja siis see nädalavahetus, mis järgnes sellele reedele. Mis sellel nädalavahetusel siis toimus? Et reedel kuulutati eriolukord välja, see nüüd kohe algab. Neljapäeval anti lastele teada, et reedel võtke veel oma asjad, esmaspäeval kooli ei lähe. Ja sinu kooli täpselt samamoodi mitte? Ja põhimõtteliselt küll, jah. No siis ma nuputasin nii-öelda juriidilised asjad tegelikult kõik ikkagi on endiselt teise inimese kanda minu koolis, aga minu kanda on siis see, et kuidas see õppetöö peaks välja nägema ja mida me teeme siis nüüd edasi, kui meil oli plaanid ju paigas nii-öelda juunikuuni käia tundides, harjutada, valmistada kontserdiks. Ja siis minul oli eesmärk see, et ma pean hoidma motivatsiooni nii õpetajatel kui õpilastel ja seadma nii-öelda mingisuguse teistsuguse eesmärgi, mis ei ole kontsert, sest et ilmselt see ei saa toimuda 3 kuu pärast. Ja ma kolisin nii-öelda meie tunnid üle siis ühele sellisele vahvale veebiplatvormile, kuna minu jaoks on oluline, et see, kust lapsed infot saavad, oleks tore ja inspireeriv ja cool, et see ei saa olla lihtsalt Google Docs, et ma saadan lihtsalt mingisuguse... Tee seda ja teist ja lihtsalt mingisugune nagu, kuidas öeldakse, emotsioonitu mingisugune. Ja siis ma leidsin lihtsalt sellise ägeda platvormi, mille nimeks oli Padlet, mis oli nii-öelda nagu tahvel ja siis ma nagu lasin õpetajatel kirjutada erinevate tundide sisu sinna tahvlile ja siis hakkas selline algusest peale minemine, et kui ma üldistan su kunstnikust ettevõtjaks, mida sa kindlasti ju mingis rollis oma muusikakoolis oled, kui raske see sinu enda jaoks oli? Tõdeda, et kõik see, kuidas sa oled õpetanud, kõik need vormid järsku ei kehti, neid ei saa kasutada? No mina pean ütlema, et mulle kohutavalt meeldis, sest et mulle meeldib välja mõelda asju ja eriti, kui need on natuke keerulised ja natuke digid ja natuke sellised... Eks sa nautisid seda? Ma nautisin seda väga, sest et ma sain teha mingeid asju, milleks muidu ei jää aega. Mul oli eesmärk, et nii me toodame 3 videot selle aja jooksul, et me peame jõudma kuidagi selle kooli aasta lõppu niimoodi nagu võimalikult väheste kadudega, nii-öelda, et kõikidel oleks mott üleval. Ja siis me tegime need videod, et alguses olid kõik, saatsid kodust mingisuguseid salvestusi, lõpuks oli see, et pool õuest, pool kodust ja viimase me saime kõik koos ikkagi teha juba nagu nii-öelda tänaval. No, Andrus, kui palju sina nautisid Saunumi eestvedajana seda situatsiooni, kus laod olid uut saunatehnikat täis toodetud, pikkade aastate jooksul tehtud arendustegevus lõpule viidud ja nüüd oleks vaja pidanud hakkama müüma, aga seda teha ei saanud, sest kõik messid jäeti ära. Mis sinu emotsioon selle peale oli? No erinevalt Anna-Liinast mina seda situatsiooni üldse ei nautinud. Ja eks see tegelikult nii oli, et täiesti uue tähenduse said sellised asjad nagu Skype, Zoom, Teams, kohtumised üle interneti, videokonverentsid, aga eks ta raske oli selles suhtes, et
et õnneks inimesed tarbisid sotsiaalmeediat rohkem ja me saime teha sotsiaalmeedias turundust. Aga ega tegelikult, kui ma inimestega rääkisin, siis ega keegi midagi osta ei julgenud, sest teadmatus oli suur, et mis tulevik toob ja kui kaua see asi kestab. Siis me lõpuks otsustasime nii, et ega muud midagi üle ei jää, et anname inimestele tasuta proovida. Ja see osutus üliedukaks. Võib-olla detaile, aga kui palju teil sinna lattu siis toodetud seda kraami oli? Kui palju, kas rahaliselt või ühikuliselt, kui palju teil seisis? No ikka mõned 100 000 ja ikka sadu ühikuid seisis ja istud nende otsas ja ei tea, kuidas neist lahti saada. Mis need protsessid olid, mida te siis oma tiimi sees tegema hakkasite, saades aru, et kõik need messid, kus te olete plaaninud osaleda, jäävad ära? Mis need teemad olid, kuidas te jõudsite selle otsuseni, mida sa juba poole sõnaga kirjeldasid? No eks see oli ajurünnak permanentne, eks päevast päeva arutasime, et kuidas nüüd edasi ja ega algusideest ju tegelikult ei olnud ja eks ta oli selline nagu hädakäik. Mõtlesime, et aga mis meil muud üle jääb, et anname tasuta proovida, et vähemalt me saame mingitki tagasidet inimestelt, et kuidas see on ja õnneks ja teine asi muidugi, millele me keskendusime, oli tootearendus, sest tegelikult vabu inseneri, vaba seda ressurssi oli päris palju saadaval, ehk me arendasime uusi tooteid, kasutades seda käimasolevat ressurssi oluliselt kiiremini, kui me seda tegime varem. Kui palju üllatasid sind sinu meeskonna liikmed? Kui palju oli neid situatsioone ja olukordi, kus sa järsku nägid neis mingit täiesti teistsugust kvaliteeti, kui sa olid siiamaani osanud oodata? Eks nad üllatasid ikka, et alguses loomulikult, nagu Annalinagi ütles, et see esimene šokk, et siis sa pead juhina nii-öelda teistele eeskujuks olema, ütlema, et kõik on hästi, vaatame rahulikult, proovime, kuidas edasi. Ja kui see rahunemine saabus ja inimesed hakkasid kaasa mõtlema, siis tegelikult positiivset üllatusi oli väga palju. See kaasa mõtlemist just sellist, et ärme nüüd jätta seda asja niisama, et võtame ikkagi midagi ette, proovime, helistame, oleme aktiivsed. No üks, mis kujutluse järgi võiks arvata, et kohehangus oli midagi nii romantilist, aga ütleme nii, et eluks hädavajaliku nimekirja täiesti lõpus asuvaks nagu tassikoogid. Aga samas, Aljona, te tegelete sellega ja te ka ei olnud valmis kuidagi ennast ju sulgema. Või oli see mõte üldse ka nagu arutlusel, et võib-olla on see praegu nüüd see koht, kus tassikoogid saavad otsa? Eks ikka oli alguses arutlusel, et meid ka tabas samamoodi šokk on ju. Vanalinn oli täiesti tühi, restoranid järjest sulgesid ennast ja meil oligi esimesed 2 nädalat oli täitsa ikka nutune ja me otsisime nagu lahendusi. Mis see tähendab nutune? Mis see olukord siis oli? Kirjeldage seda. Kliente meil ei olnud absoluutselt on ju selles mõttes, ja me ei teadnud, mis siis nagu edasi saab on ju, kaua see eriolukord kestab ja kas ma pean nagu töötajad nagu koondama ja nii edasi. Kõik siuksed nagu probleemid, mis väga paljudel ettevõtjatel tol hetkel nagu valdasid. Kuidas te üldse, milline see igapäev välja nägi? Et tassikook on ju miski, mis maitseb kõige paremini siis, kui ta on värske. Teisel päeval saate aru, et ühtegi inimest ei ole. Te 3. päeval tootsite kõiki neid kooke sama palju kui kõikidel varasematel. Ja, me jätkasime tootmist sama palju ja siis otsustasime pöörata nagu sotsiaalmeedia poole ja ennast hakata rohkem turundama. Ja samuti hakkasime inimestele rõõmu pakkuma, me saatsime kingitusi, saatsime maiustusi, et pakkuda inimestele sellises keerulises olukorras nagu päikesekiird, ütleme nii. Ja see hakkas nagu lumepallina veerema, et inimesed said ideid, et oi, ma saan juba tegelikult vanaemale saata, et keda ma muidu ei näe on ju, ja ei tohi ka külastada hetkel, et ma saan oma emale sünnipäevaks saata kooke. Ja siis me panimegi oma kullersüsteemi püsti, sellepärast, et olemasolevad firmad ei pakkunud meile sellised variante, et sa saad nagu a la Viimsisse või Mustamäele kooke kullerdades. Meie oma töötajad, kellel ei olnud parasjagu nii palju tööd, need siis kullerdasid kooke samal ajal. Tagantjärele see täpselt panime püsti, kõlabki nii, nagu pool aastat hiljem sellest räägitakse. Kuidas te selleni tegelikult jõudsite selles šokiseisus? Ega see oligi selles suhtes keeruline, et samas ma ka nautisin seda aega, et ma olin ise lõpuks nagu leti taga, ma ise kullerdasin. No kedagi ei olnud, see oli hea leti taga. Selles mõttes, et oli väga vahva on ja nagu seal tiimis jälle nagu osa saada aga see oli ka niimoodi, et tiimitöö on hästi palju, et igaühel tekkis nagu oma ideid ja siis me hakkasime uurima, et kes meile selle veebiplatvormi üles paneb, et see sai ikka suht põlve otsas üles selles mõttes, et peas, et nagu saaks mingigi versioon nagu laivi on ju. Viimane küsimus, ühine arutelu äkki siin, et mis oli see, mida te õppisite kõigepealt iseenda kohta selles šokis? Selles hetkes, kus eriolukorra väljakuulutamine käis ja kus te kõik jäite oma sellisest tavapärasest tegevusest ja elust sellel hetkel ilma. Mida te enda kohta tead saite?
mina vist sain ikkagi teada, et minul ideed ja mõtted ei lõppe ära, kui tuleb probleem, et ma võiks neid elu lõpuni mõelda nagu mingeid lahendusi mingisugustele imelikele olukordadele. Härrased peaministrid, tulevased ja praegused, palun, siin on Eesti elu parim edendaja, kellel ideed ei lõppe kunagi. Ei tea, et selles mõttes, et mul isiklikult ju jäi ka kõik töö seisma, et mu nii-öelda etendused jäid ära, kontserdid jäid ära, et siis ma lihtsalt mõtlesin samal ajal, et mis ma siis endaga nagu teen peale selle kooli ja kuna ma olin ennem üles seadnud ühe veebipoe ja see lihtsalt istus, siis ma mõtlesin, et okei, ma korraldan kursuseid, veebikursuseid ja ma tekitasin sellise asja nagu Roosa ukse meistriklass ja pakkusin nii-öelda Insta Live ägedaid mingeid koolitusi, siis, mida ma müüsin ka tootena siis oma selles veebipoes, mis ma olin üles seadnud. Ja siis ma sain aru, et igasuguseid kanaleid ja huvitavaid nagu lahendusi on, et inimestele midagi lõbusat pakkuda. Andrus. Taaskord arusaam, et on oskus ja võime ennast ja oma tiimi mobiliseerida, kui on raske. Ja seletada inimestele, et asi läheb paremaks ja panna neid seda uskuma. Ja see toimib. Ja Aljona? Ma olen Hanna-Liinaga nõus, et mul samamoodi, et ma olen alati nagu probleemsetes olukordades nagu pigem lahendustel orienteeritud. Just see, et nagu kõrgem nagu see lävend on ju seda ägedam see väljakutse on, et milleks me siis nagu veel võimelised olema või kuidas seda olukorda nagu lahendada. Ja tegelikult inimese loovus on nagu piiritu, eriti just kriisisituatsioonides. Enne veel, kui me läheme järgmise vestlusringi juurde, mis on see, mida teie ettevõte teeb täna teistmoodi? Mis on see muundumine või see kasv, mille teie tegevus või teie ettevõtte läbi tegi? Hakkame Andrus sinust pihta. No tegelikult oleme me oluliselt tugevamad nüüd veebiturunduses näiteks kuni selleni välja, et me teame, me oleme läbi mõtelnud hoolega, et mis tegelikult inimestel korda läheb, mis nad tegelikult tahavad sealt näha ja mis neid huvitab. Kui palju, ma lihtsalt täpsustan, see jäi ennem läbi rääkimata, kui palju teie nii-öelda müüki toimus selle kaudu, et inimestele andsite tasuta midagi proovida? Tagasiside, ütleme, et üle 90% seadmetest, mis inimesed võtsid, me enam tagasi ei saanud. Ehk oligi nii, et me lõpuks ütlesime inimestele, et valige juba see seade, mida te tahate proovimiseks, et me ei peaks seda pärast tagasi tooma, ümber vahetama. Kas see turundusmeetod on nagu hoiab oma kohta, kas see jäi peale seda kriisi ka? Jaa, see jäi ja meil olid igasugused hirmud sellega seoses, et meil seadmed inimestele tagasi, seadmed lõhutakse ära, mitte midagi sellist ei juhtunud. Inimesed väga ausalt ja korralikult hoidsid. Need, kes tõid tagasi, aga selles suhtes kõik need hirmud olid asjata. Aljona, kuidas tassikookide kohvikud Tallinnas ja Tartus, 2 kohvikut, kuidas nende tegevus on selle kevadise kriisi toimel muutunud? No muutun palju, sest et tegelikult me kasutasime kullerfirmasid ka varem on ju, me teadsime väga palju miinuseid, mis nendes ettevõtetel on ja selle eriolukorra ajal, kui me lõime nii-öelda oma kullersüsteemi, siis me elimineerisime kõik need vead, mis nagu klientide kaudu meile tagasisidena nagu tulid. Ja Anna-Liina, sulle sama küsimus. Päris palju olukordi oli, mis sai lahendada niimoodi, et kuna raha ei liikunud väga, siis et teenete nagu korras, et ma teen sulle teene, sa tee mulle teene ja see töötas üli hästi ja ma nagu usun inimestesse ja üldiselt ka videoinimestesse, sest et nemad on mis tähendab videoinimestesse usud? Sest et minu meelest nemad on leidnud endale täiesti uue nagu mingisuguse platvormi, et näiteks meie kavatseme nüüd jõulukontserdi raames kasutada videot just sellepärast, et ei tea, kas publikut saab lasta või ei saa lasta saali, et me oleme juba valmis nagu uueks mingisuguseks imelikuks olukorraks ja videoinimesed tulevad appi. No tervitame meie ka neid videoinimesi, kes ka seda ülekannet praegu võimaldavad. Suur aitäh sellele vestlusringile siin. Me rääkisime šokist ja läheme nüüd jutuajamisega edasi, pöörame siia teise stuudiosse ja siin on 3 vestluskaasast, kellega me hakkame rääkima siis sellest ümberhäälestusest, mis te tegite. No mulle tundub, et selle Hanna-Liina jutu pealt on Leharkaustel väga hea nii-öelda edasi võtta, sest see, mida Global Virtual Solutions teeb ühendusena, on osaliselt just see, mis toetub videole. Võib-olla alustuseks lihtsalt ütle 2 sõnaga, et mis see ümberhäälestus siis oli, mida te erinevate meeskondade vahel tegite kriisi keskel? No minu jaoks muusikuna termin ümberhäälestus on muidugi äärmiselt inspireeriv. See võtab väga hästi kokku tegelikult selle, mis päriselt toimus. Teadupoolest orkestrid, pillid peavad enne esinemist häälestama ja vahest tehakse seda vana muusika puhul näiteks madalamas toonis, uuema muusika puhul uuemas toonis,
helistikud, kõik see muu on erinev ja seda nüüd tõstes ümber sellesse, mis maailmas tegelikult juhtus, siis meie töös, kes me muidu oleme füüsiliselt inimesi kokku toonud, püüdnud võimaldada kommunikatsiooni kaudu erinevate sündmuste teostamist, ühel hetkel see kõik katkes. Oli kiiresti tarvis ümber häälestuda, leida see uus helistik, see uus viis, kuidas see sama töö sisuliselt võiks jätkuda. Väga tore. Mis see uus helistik siis oli? Mida erinevad ettevõtted tegema hakkasid? Virtuaalselt kokku tulema. Ja see sündis tegelikult sellisest mõttekäigust, mis ei andnud hinges kuidagi pidi rahu, et kuidas on võimalik, et me ei tohi seda teha, me ei tohi seda teha, me ei tohi seda teha, aga elu läheb ju edasi. Meil on ju vaja kommunikeerida, pressikonverentsi on vaja korraldada, oma tooteid on vaja esitleda, oma töötajaid on vaja tänada, inimestel on vaja auhindu, raamatuid on vaja esitleda. Seda nii-öelda nimekirja võiks jätkata nagu lõputult. Poliitikutel on vaja tulla kokku ja pidada koosolekuid. Ja sellest sündiski see mõte ja missioon, et teeme siis midagi sellist, mis võimaldaks inimestel ilma füüsiliselt kokku tulemata saada maksimaalselt ligilähedane kogemus sellele, kui me tegelikult ümber laua üksteise ümber istume, ehk siis nii-öelda nagu see environment ja see viis, kuidas virtuaalüritus peaks olema üles ehitatud, võib selliselt toimuda, et inimesed aga tegelikult kõik sai tehtud ja isegi veel huvitavamalt. Kuidas te nii-öelda igaüks eraldi sellesse projekti panustasite, millestki loobusite? Mis loobumised need olid, mida erinevad osapooled pidid tegema? No esmane loobumine oli see, et me ei saanud üldse normaalselt seda asja planeerida. Me ei saanud ise tulla kokku selleks, et pidada koosolekut ja teha plaani koosolekut. Kui hakkab suur produktsioon, toimub lauluväljakul kontsert, siis tuleb meeskond kokku, istuvad koos ja mitu korda istuvad koos, teevad protokolle, arutavad, näitavad slaide, seda midagi, sellist asja ei olnud võimalik teha. Toimus paar väga märgilist telefonikõnet. See esimene üritus, milleks oli siis laste vanemate instrueerimine, Eesti laste vanemate instrueerimine kõikidele eestlastele, kelle lapsed jäid koduõppesse. See oli nii-öelda nagu see esimene stardipauk või lähteülesanne. Toimus esimene kõne, usalduslik kõne pikaajalisele koostööpartnerile, Eventeki arendusjuhile ja omanikule Aleksander Kartulile. Seejärel Miltoni tegevjuhile ja osanikule Annika Arrasele ja seejärel Aleksander omakorda helistas kultuurikatla, kuidas siis öelda, siis perenaisele, kes kõiki sündmuse korraldab ja sellest tegelikult nagu sündis midagi sellist, mille me ei osanud nagu elus ette kujutada, et sellest kasvab nagu selline nõudlus, et see loob nagu teatud mõttes täiesti standardi uutele tegevustele ja mitte ainult ürituste korraldamisele, vaid paljudele digi, virtuaal, e-Eesti ja nii edasi lahendustele. Teie selle tulemuse puhul on oluline, et see ilmselt on muutnud ka neid samu ettevõtteid, kes koos alustasid. Kui palju ja milles? Ma arvan, et üks oluline muutus meie kõigi jaoks on olnud see, et me veel enam oleme mõistnud selle tähtsust, kuivõrd oluline roll on koostööl. Kohe selle kriisi alguses, kui me neid esimesi asju hakkasime tegema, tegelikult sellest esimesest stardipaugust lähtuvalt oli kõikidele osapooltele selge, et aga seda ükski meist, kes me kõik oleme oma alal olnud üle 20 aasta tegevad, ei suudaks teha. Võrguinsenerid ei tea broadcastingust, küberturvalisuse eksperdid ei tea konverentsi korraldusest ja nii edasi ja nii edasi. Need erinevad valdkonnad, mis tegelikult nagu koos hakkasid toimima, tekitasid sellise tunde, et koostöös me suudame palju ja see on ka see sõnum, mis minu arvates võiks võib-olla meie eeskujul, aga tegelikult sellest kriisist kanduda edasi teistele, et koostöös on võimalik palju asju ära teha. Teie süsteem on ju lennanud ka rahvusvaheliselt, et see tellija ei pruugi olla ainult ja alati Eestis asuv ettevõte. Et kas teie nagu seda struktuuri, mis ikkagi virtuaalsel koostööl põhineb, on austatud mõne tunnustusega ka häkkerite poolt, kes on püüdnud ühte või teist asja maha võtta, ümber kujundada või lisada naljapildi sinna, kuhu see naljapilt üldse kuuluma ei peaks? No tulenevalt sellest, et ka väga kõrgetasemelisi üritusi, mida me oleme poliitilisel maastikul teostanud erinevatele riikidele, valitsustele, välisministeeriumitele, ÜRO-le ja nii edasi, siis jah, meil on olnud rünnakuid. Aga see on olnud asi, milleks me oleme olnud valmis ja seda nii-öelda teatud mõttes ette valmistades ja ette planeerides on võimalik olnud neid ära hoida, aga see on loomulikult üks osa sellest tööst ja valdkonnast, millest selles kontekstis virtuaalmaailmas
tuleb väga hoolikalt kinni pidada ja tõepoolest tänasel päeval, kus meil tuleb päringuid sisse iganädalaselt praktiliselt kõikidest maailmajagudest, siis üllatusteks tuleb valmis olla. Kristina Läti, teie olete Hobukeskuse ratsatarvete kaupluse pidaja ja see kriis, nii nagu kõiki teisigi, tabas teid täpselt samamoodi ootamatult. Peale seda šokki, mis ilmselt kõikidel ettevõtjatel moel või teisel tuli läbi elada, mis oli see teie strateegia, mida te plaanisite tegema hakata ja kuidas see õnnestus? No meie tundsime seda, et läbi selle kriisi tegelikult mitte niivõrd meie isegi ei ümberhäälestunud, vaid kohe selle kriisi alguses meie kliendid hoopis ümberhäälestusid. Et Hobukeskus on füüsiline kauplus ja veebipood. Ja isegi kui ma seda ise ütlen, siis see veebipood on väga hästi toimiv keskkond. Me oleme sinna aastaid väga palju investeerinud. See süsteem toimib, meil on hea turundus, fotod on head, kõik on hästi, aga ikkagi kogu aeg ei tunne, et sealt ei tule nii palju müüki, kui me oleksime tahtnud saada. Ja mis selle kriisi ajal juhtus, oli see, et meie füüsiline kaupluse müük liikus hoopis suuresti veebipoodi ja see andis nagu väga suure tõuke, et see asi läks lõpuks käima nii, nagu me tahtsime. Kas piltlikult võib öelda, et rohkem kui teid kujundas see kriis ümber tarbija käitumist? Et ma julgen oletada, et need samad inimesed, kes poes lõpuks ostu vormistasid, olid enne ikkagi ka selles veebikeskkonnas kõiki neid asju juba vaadanud ja sageli jõudsid poodi küsimusega, et vot seal oli, et kus ta teil siin on? Ja see läbi aastate on olnud tõesti meie tarbijate käitumine ja noh, kui tuua selline näide, et hobustel kasutatakse näiteks lakabalsamit, mis on selline 15-eurone pudelike, mis kui sabasse pihustada, siis see lakk on hästi kammitav. Et see on selline asi, et mille pärast sa tegelikult ei pea istuma autosse ja sõitma linna teise otsa, et see pudel ära tuua. Et lõpuks siis avastati see, et paneme selle ostukorvi ja see on homseks mul ju pakiautomaadis. Kuigi see pakiautomaadis, et siin tekkis see järgmine probleem, et need Eesti pakiautomaadid ei suutnud enam ära toimetada kahjuks sellises mahus, nagu korraga see e-kaubandus kasvas. Nii nagu jah, sellel hetkel tõesti need väga suured koormused tekkisid. Kuidas see praeguseks on muutunud? Et nüüd küll tõsi, nakatumiste näit läheb jälle vaikselt ülespoole, aga me nautisime siin ikkagi suhteliselt rahuliku perioodi. Et kas see rahulikum periood ja võimalus uuesti poodi tagasi tulla tõi ostja uuesti poodi tagasi ka? Tegelikult füüsiline ostja jõudis poodi tagasi maikuus ja väga-väga suures mahus, et arvatavasti see oli niisugune üleüldine trend, et inimesed hakkasid tegelema rohkem oma vaba ajaga, tahtsid kodunt välja saada, aga samas otsiti selliseid tegevusi, et ei oldaks kuskil rahvamassides. Et miks mitte siis ratsutamine on selline ala ja me nägime, et hästi palju tuli juurde ka täiesti uusi inimesi ja tuli juurde ka näiteks meesterahvaid, mis on hästi haruldane ratsamaailmas. Et seda oli tore näha, et müügimahud kasvasid ja tegelikult on nagu nüüd siiamaani hoidnud müüki üleval ja ka veebitase on jäänud kevadisele tasemele. Kas mingid selliseid suuremaid muutusi on veel, et kui on mehed leidnud üles hobused, et kas midagi on veel sellist, mis teie tegevusega ilmselgelt toimus või juhtus selle koroonaperioodi jooksul? No me pidime tegelikult veel rohkem läbi mõtlema, et mis meil seal taustal toimuvad, et me saaks oma tegevused rohkem ära automatiseerida. Et ei oleks sellist nii-öelda rumalat inimtegevust, et kõik, mida annaks protsessidega automatiseerida, siis sellele me oleme nüüd keskendunud. Mida te automatiseerisite näiteks? No näiteks lao ja raamatupidamisprogrammi vahelist liikumist ja kõik võimalikku. Enam ei pea ruudulise kaustikuga ühest teise ja andmeid üle vedama. No piltlikult öeldes. Väga tore. Milline oli aga ühe siis sellise finantsettevõtte muutus, saame kohe kuulda. Kindlustusettevõtte Ergo esindaja korporatiivmüügi valdkonna juht Lauri Tõnise. No pealtnäha on ju kõik erakordselt lihtne. Selles mõttes istuvad ju Ergo inimesed enamasti kontoris laua taga, ma kujutan ette aasta tagasi, kellel on klapid peas selleks, et helistada, kellel on arvuti ees, aga see töö on ju väga lihtsalt ümber tõstetav kodukontorisse. Kuidas teil see ümberkorraldamine läks? No,
ümberkorraldamine, nii nagu enne juttu oli kõigile arusaadavalt ootamatu, et võib-olla kontekstist nii palju, et meil on umbes 250 kolleegi, kes on umbes 15 esinduses üle Eesti ja väga suur osa istub peamajas koos ja me läksime kriisi selles mõttes väikese eelisega, et kogu valdkond on tegelikult üsna hästi digitaliseeritud ehk et sellist kohapealselt, nii nagu sa ütlesid, et klapid peas ja asi toimib ja seal väga vahet ei ole, kus sa istud. Ja me olime propageerinud samamoodi juba varasemalt kodukontorite lähenemist, aga me rääkisime suurusjärgus 5% inimestest kodudes. Ja siis jõudis kätte see reede, kus esmaspäeval pidi olema 100% inimesi kodudes. Nüüd teine eelis, mis meil võib-olla oli see, et meil olid oma riskiplaanid olemas, mis küll ei lähtunud nagu nii-öelda pandeemiast eelkõige riskina, vaid lihtsalt sellisest nagu ettevaatest, et mis saab, kui me peame peamaja põmm kinni panema. Mis tahes kriisi tõttu. Ehk et me olime läbi mänginud, me olime mingisuguseid plaane endale nagu loonud, et mis siis saab ja me olime umbes 70-80% efektiivselt selles mõttes, et me olime kohe valmis 80 saatma. Aga oli asju, millega me ei osanud ka nii-öelda spetsialistidena arvestada. Kuni selline välja, et osa meie kriisiplaanist eeldas, et inimestel on oma arvutid, mida saab nii-öelda kaugtööks samamoodi kasutada. Nii-öelda terminali kasutajad kontoris, kes saavad siis nii-öelda oma arvutit kasutada kodus ja kõik olid kinnitatud, kõik okei. Aga see, et kogu lastepunti istub samamoodi kodus arvutite taga, ka see tuli meie kriisiplaanile nagu ootamatult. Ehk võtab emalt isalt arvuti ära ja tegeleb oma õppetööga. Põhimõtteliselt oli et plaan nägi ette, et 10% inimesi võtavad oma arvutid, hakkavad tegema, aga siis olid lapsed. Ehk et selline asi oli, aga mis oli hästi kihvt nagu nii kollegiaalse ja sellise nagu süsteemide töötamise mõttes oli see, et meil läks täpselt 2 tööpäeva ja meil oli suurusjärk 100 uut arvutit tehtud, inimestele laiali jagatud ja kodutööks valmis. Kui palju te pidite oma äriprotsesse ümber disainima või ümber muutma just IT-lahenduste kontekstis, sest me teame väga hästi, et nagu finantsmaailma enda sisereeglid eeldavad väga pakse tulemüüre, väga selliseid keerulisi konstruktsioone, mis võib-olla ei lubagi kaugtööd teha, et ma saan teha teatud tüüpi tööd kaugtööna, aga teatud asjad on vaja teha ära kontoris, eks ju, et see nii on. Kuidas te selle ümberkorraldamisega hakkama saite? Tegelikult jah, ei taha nüüd öelda, et meil kõigeks alati valmis oleme, aga veel kord, et meil oli väga suur valmisolek selleks olemas ja meil on absoluutselt mõned rollid, kus lihtsalt juba tehnoloogilise võimeku pärast, kui masin peab ikka väga palju arvutusi tegema ja nii edasi, et seda ei saa koduse läpakaga asendada. Ehk et on mingid kohad, mis jäid kontorisse, aga ütleme selle 250 inimese kontekstis, esinduste kontekstis, see oli nagu marginaalsem osa sellest. Küsimus kõigile, aga ma alustan siis sinust, Lauri. Kui valmis inimesed, enda kolleegid, töötajad olid selleks muutuseks? Sest selge see, et emotsionaalselt arusaadav, tahan hoida eemal, tahan kaitsta ennast, tahan kaitsta teisi, aga töö tegemine sinna peale on ikkagi täiesti uus reaalsus, täiesti uus olukord. Kuidas te sellega hakkama saite? Absoluutselt nõus ja ma arvan, et see taju ja see inimeste võimekus sellega kõigepealt leppida ja siis seda nautima hakata, et see on hästi huvitav nagu dünaamika olnud, kuidas see on ajas muutunud ja me just tegime ka töötajate rahulolu ja pühendumusuuringu. Ja kui alguses oli väga suur nagu selline, et ei tea, kas ma ikka saan seal kodus ja kuidas see kõik käib ja ka enda pealt on kõige lihtsam nagu rääkida. Siis tegelikult tagasiside on see, et inimesed ise hindavad, et produktiivsus on oluliselt kasvanud ja rahulolu on oluliselt kasvanud, et see produktiivsus oli kas 50% inimestest meil ütleb, et on suurem, kui ta oli enne ja 97% ütleb, et rahulolu on sama või kõrgem. Aga mida ikkagi otsitakse, on see kollegiaalne suhtlus ehk et see, et sa nüüd lähed päris 100% koju ära, see ei toimi. Ehk et mida me täna otsime, on tegelikult selline hea nagu tasakaal siis selle vahel, et mis on need asjad, mis me teeme koos ja mis on need asjad, mis teeme kodus, aga ütleme, et sellesse vanasse normaalsusesse me tõenäoliselt enam tagasi ei lähe. Tee väike kõrvalepõige, kirjelda seda, mida Ergo teeb selle jaoks, et nii-öelda selles uues olukorras hoida või luua uut firmakultuuri, et seda miskit meiet, mis neid inimesi ka distantsil olles seob. Me oleme põhimõtteliselt kokku leppinud, et me ei jäta inimesi üksi, ehk et meil on nii-öelda kokkuleppelised sellised nagu tiimisessioonid ja pluss me oleme väga palju ka koolitusi teinud alates psühholoogide koolitustest ja et kuidas kriisis hakkama saada ja nii edasi, et seal me teeme hästi palju. Et ma nagu peast nende listi ei suudagi nimetada, aga ma arvan, et kommunikatsioon on see, mis seda nagu elus hoiab.
Kristiina, kui valmis sinu meeskonna liikmed, töökaaslased olid selle uue reaalsusega kohanema, kus asju tuli teha teistmoodi? Või see ei olnud teie jaoks küsimus, sest kui jutt on hobustest, siis ükskõik mis moodi, ükskõik mis kellaajal, alati valmis? Ja kui on hobused mängus, siis on ja inimesed on alati valmis. Aga meil kuidagi, ma ütleks, et kõik toimus hästi loomulikult, et inimene, kes veebiga meil tegeleb, oli juba mitu aastat selle nimel tegutsenud ja siis see oli nagu justkui tunnustus talle ja tõesti. Ja samamoodi klienditeenindajatel silmad säravad, et on palju uusi inimesi tulnud selle valdkonna juurde. Lehari, kas sinu meeskonnas, kes läks sellesse konsortsiumisse, oli ka mingeid kadusid, oli mingeid raskusi leppida uue reaalsusega ja teha asju nii, nagu te praegu teete, omamata kontakti, te väga kontaktsed, väga sõbralikud, külalislahked inimesed, et kuidas see transformeerumine nagu inimese tasandil toimus? No ma kindlasti valetaksin, kui ütleksin, et see läks nagu muretult, et kõigil oli see nagu lihtsalt järgmine samm ja probleeme ei tekkinud, et iga selline uus ümberkorraldus on inimeste jaoks ikkagi raske ja nõuab harjumist, aga samas ma pean tunnustavalt kõikidele minu oma töötajatele ja meie konsortsiumi liikmete kõikidele töötajatele ütlema seda, et see läks minu arvates hästi ja selle võib-olla eelduseks oli lihtsalt või selliseks heaks tõukeks oli see, et meie valdkonnas produtsendi ülesanne on igas olukorras alati leida lahendus, tegutseda sihipäraselt ja hoida kontrolli asjade üle, sõltumata sellest, kas sa oled eetripuldi taga või sa oled parasjagu suure väljaku kontserdi lava taga või lava ees või võtad vastu riigivisiidis olevaid külalisi. Kõike seda, mis reaalselt toimub, tuleb juhtida ja koordineerida ja sõltumata sellest, kas me oled lähedal või kaugel, nii et ma arvan, et meie inimesed said lõppkokkuvõttes väga hästi sellega hakkama. Lehari, Lauri ja Kristiina, suur aitäh selle jutuajamise eest. Meie vahetame aga jälle stuudiot ja siin on täiesti uued inimesed, kellega me saame nüüd rääkida sellest, mida see kriis andis ettevõttele uut, sest iga kohanemine tähendab tegelikult järgmist sammu ja milles see järgmine samm seisnes. Kirti kõigepealt Be More Superfoodsi jaoks, et ma tean, et teie äri isegi kasvas selles olukorras. Kuidas see õnnestus? Õnnestus ta tegelikult selles mõdi, et kui see kriis hakkas pihta, siin märtsi alguses hakkas pihta, et siis tegelikult nagu kõik ennemgi rääkisid, selline hirmutunne tekkis sisse, et mis nüüd edasi. Ja kui ta jõudis siis sinna 12. märts, kus tekkiski see eriolukord, asjad läksid kinni, aga tegelikult meie ärist on 90% on tegelikult jaeketid, kus me oma tooteid müüme, oma tervisetooteid, siis tegelikult läbi selle ka need kohad, teatud kohad sulgesid, et me müüme sellel kriisiperioodil 300+ müügikohta ja 100 kohta panid kinni oma uksed. Ehk see kanal põhimõtteliselt hääbus. Ta oli, aga ta oli palju väiksem, kui ta oli varem. Täpselt. Ja sel hetkel ettevõtte juhi omanikku pidi ruttu midagi muutma. Me tegime tegelikult väga kiired sammud muutuste teel ja kasvatasime selles mõttes nii-öelda seda online mahtu ja tegelikult alustasime uute toodete arendamisega väga kiirelt. Me tegelikult oli plaanis, et uued tooted tulla turule siin enne talve, aga tulime juba ühe satsiga juba suvel. Ehk siis tegelikult see kriis andis selle tõuke meile, et nüüd tuleb edasi minna, ruttu, ressursse, mitte 100%, vaid reaalselt meil oli väga kiire periood. Me ainult töötasime, mingit puhkust ei olnud sel perioodil. Kus see mõte nagu tuleb või kirjelda nagu selle mõtte käiku, et sama loogika võiks olla ju ka see, et me keskendume mõnele nagu tugevamale tootele, mis on meie nii-öelda lipulaevad ühes või teises grupis ja püüame tõhustada nende müüki. Te otsustate tuua juurde uusi tooteid, et kuidas te selle lahenduseni jõudsite, me juba saame aru, et see töötas, aga et see loogiline mõttekäik selle juures. See lahendus töötas seda pidi, et meil on portfell, oli sel perioodil alla 30 toote ja meil oli enamus need toodetega Eesti jaekettides sees. Meil oli vaja midagi juurde tuua. Ja kuna trend oli kollageen ja on siiamaani väga suur trend, siis me panime oma kollageeni seeria väga kiiresti tööle ja ta toimis väga hästi, kuna kollageen sisaldab meie kollageeni seguga C-vitamiini, mis on väga oluline, me räägime tervisest. Inimesed järjest rohkem tegelikult mõtlevad oma tervisele, mis puudutab koroonakriisi. Et see on see, mis pani nagu tõuke, et oli vaja ruttu midagi ära teha. Kui te varem müüsite peamiselt läbi jaekaubanduskettide, kus see müük praegu põhiliselt toimub?
praegu on keskeltläbi 80% on jaekaubandus, online isegi oli juba vahepeal 30%, mis on super, sest enne meil oli alla 10%, 12%, 30% me ei olnud saavutanud online'is. See oli väga hea tegelikult võrreldes tulemus ja Amazon. Ehk siis tegelikult me liikusime, kuna Amazon kõik samamoodi online, siis me tugevdasime oma Amazoni ja praegu veel tõhustame. Tegelikult meil on väga suur potentsiaal Amazonis kasvada. Ehk siis me paneme oma ressursid uute toodetele ja online'i kasvatusele, nii siis Eesti online kui siis ka veebiplatvorm ehk siis Amazonile. Katriina, sina tegeled fotograafiaga. Kuidas see saab järsku sellel hetkel, kui kõik on kodus, ei pildista midagi, vaatavad vanu fotosid, kuidas see ettevõtlusharu järsku kasvada saab? Sellel hetkel ta ei kasvanud. Sellel hetkel ta oli pausil, ma arvan, nagu enamus meie maailmast. Võttis selle šoki momendi võib-olla pausina välja. Et mingil määral ta oli, ma arvan, loomingu maailmas oli isegi tervitav, sest et väga palju loomingulisi inimesi, ma arvan, tunneb seda sama tunnet, et pidevalt jääb aega puudu enda ideede teostamiseks. Ja sellel hetkel oli hea, kui tead, et kõik seisab ja sul ei jäägi muud üle, kui ainult vaadata iseendasse, teha korrektuure ja siis leida see väljapääs sellest hetkest. Minu enda väga isiklik kogemus oli see, et ma tegelikult ju töötasin 80% väljapool Eestit ja 20% siis kodumaal. Ning täna siis on 100% Eestis, aga see ei ole niivõrd võimaluste taga kinni, kui tegelikult valikute taga kinni. Et me elame hetkel veel sellises kliimas, kus me ei tea, mis nädala pärast, kuu pärast, millised muutused meil siin veel toimuvad. Et kas, minu valik on see, et kas istuda karantiinis Eestis kinni või karantiinis Londonis, Pariisis või New Yorgis, et ma näen, me oleme tegelikult täna Eestis siin väga õnnelikud. Kas on mingid uued asjad ka, mis selle aja sees nagu tekkisid, mis said uued asjad jalad alla? Me teame, siin Lehariga juba rääkisime ju pikalt sellest videomaailmast. Anna-Liisa ütles, et videomaailm on miski, mis on muutnud väga palju kultuuriloomes, kuidas fotograafia ja pildi jagamine elavamaks on muutunud. Minu klient on laste rõivabrändid. Ja mina nägin enda maailmas seda, et väga palju minu kliente said jalad alla veebis ja nad jätkasid, samamoodi tugevdasid oma veebikeskkonna nähtavust, veebi siis vaadatavust, kasutatavust ja sealt läbi selle osta. Ning sealt tekkis minule väga tugev siis võimalus neid toetada, võib-olla mitte alguses fotokeeles, kuid kuna minul on väga suur rahvusvaheline teadmine, kogemus selles maailmas navigeerida, siis ma väga tundsin ennast tegelikult sellises hetkes, et minu teadmised ja oskused, mis ma olen kogenud ja saanud aastate jooksul, on järsku väga vajalikud. Ja minuni leidsid kliendid tee, et kas või arutleda, kuidas võtta järgmisi samme, mis võiksid olla võimalused üldse selles veebimaailmas nagu kasumlikud võimalused. Ja ma sain lihtsalt jagada enda kogemusi ja teadmisi selles valdkonnas. Ehk mõnes mõttes sinu kui su oma talendimüüja nagu haare selles mõttes laienes, et sa said olla oma partneritele kasulik veel mingite uute teadmistega, mida nad varem ei märganud su käest küsida. Sest sa olid ära lihtsalt, nad ei saanudki seda teha. Võib-olla jah, sellepärast, et ma olin ära, aga tegelikult ma olen ise ennast alati ka pidanud, et fotograafia on ainult üks osa minu võib-olla karjäärist või tegemisest, et mulle meeldib üleüldiselt see loominguline protsess kogu selle fotograafia taga. Mulle meeldivad need inimsuhted selle fotograafia taga, mulle meeldivad projektilised teostused, mulle meeldivad loomingulised fantaasiad, mis lähevad käiku kogu selle tegemise käigus, et 0-st 100-ni siis kõik, mis selle fotograafia ümber toimub,
see on minu meelest väga-väga inspireeriv ja kui väga aus olla, siis Eestis on selline loominguline inkubatsioon väga-väga heal tasemel. Siin need inimesed ümberringi, ma näen infotehnoloogias seda, näeme tegelikult ju igapäevaselt, kust on tulnud meeskonnad Skype'ile, TransferWise'ile ja nii edasi, siis ma ütlen, et ka tavalise loomingumaailmas, nii rõivatööstuses kui ka fotograafias, need inimesed, kellega sa saad ennast ümbritseda, kes on väga loomingulised, kes on väga andekad, need on tõesti kõigest ühe kontakti kaugusel. Väga tore, Katriina. Arusaadav, kui Saunum siin hetk tagasi rääkis sellest, kuidas nemad leidsid lahenduse oma kulukate saunade müümiseks või uue toote müümiseks, siis neile rääkis kaasa see hetk, et inimesed otsisid seda tegevust, mida kodus, maakodus teha ja saun ka uue versioonina kulus sinna väga ära. Ergo sina mööblimasina juhina pidid tunnistama nagu absoluutselt vastupidist. Inimesed sellel hetkel, ehkki tahtsid köögis süüa teha, ei plaaninud üldse mitte oma kööke välja vahetada. Ehk need suuremad kulutused lükati edasi või pandi lihtsalt pausile. Kuidas sa sellest olukorrast oled välja tulnud ja millega kasvatanud siis oma ettevõtte väärtus selle koroonakriisi ajal? No meil oli jah see, et seda, kuna köögi ostmine on niisugune suur otsus, ei ole nii väike väljaminek, et siis paljud kliendid lükkasid seda edasi. Nad olid valmis ostma, aga nad ütlesid, et me teeme seda siis, kui olukord laheneb või vaated lähevad nagu paremaks. Ja ega meil ei olnudki muid väljavaated, et meil esialgu käive ikka kukkus päris suure kolinaga, et kvalifitseerisime nii-öelda riigi toetusele ja siis meil oli variant, et kuna otseselt salongi ei pidanud kinni panema, et inimesed said kohal käia, et me otsustasime, et me teeme siis kokkuleppel salongi avatuks, et tulevad inimene annab teada, et ta tahab tulla millestki läbi rääkima ja sellel hetkel pakutakse talle see võimalus. Just ja sellega seonduvalt siis, meil oli muidugi see eelis, et me olime ise nagu tootjad, et me ei tellinud, ei sõltunud nii-öelda välistehastest, et me saime ise teha, et ja sellega seonduvalt me nii-öelda otsustasingi, et proovime siis seda kokkuleppelist kohtumist kuni suve lõpuni, et vaatame, kuidas see nagu ennast ära tasub ja täna võib öelda, et me nagu jätkame sellega tegelikult, et see pigem nagu on tõstnud siis nagu päringute kvaliteet ja... Mis see tähendab, on tõstnud päringute kvaliteet? Tulevad need inimesed, kellel on nagu, kes konkreetselt lepivad ikkagi aja kokku ja on kindel soov nagu, et mitte, et me ei tahaks kellegi lasta niisama uudistada, aga et siis juba tulevad kindla sooviga nii-öelda. Ja meil on seda tühja tööd on nagu täna vähem. Ehk siis müügi kvaliteet selles mõttes oluliselt kasvas? Kvaliteet on kasvanud, et ei saa öelda, et päris endisele tasemele, aga palju puudu ei ole sellest. Kas ja kuidas te nagu muutsite omavahelist suhtlust selle kriisi sees? Kuidas see tööprotsessid, kui palju need on muutunud? Ma ei tea, näiteks aastataguse ajaga, kus nendest meie tänastest hirmudest veel sellist laialdast juttu üldse ei olnud. Et kuidas see teie tootmist ja müüki muutnud on? Müügi osas muidu me kliendile nii-öelda seda visuaali ei saada meili peale siis. Aga siis me seda tegime, kuna meil ei olnud nagu valikut, et inimesed ei julgenud kõik siis tulla salongi kohtuma ja pidime seda tegema. Et see oli nagu võib-olla kõige suurem muudatus, aga muus nagu töökorralduses, et rohkem kodukontor nagu ilmselt paljudel eelkõnelejatelgi. Ega muud midagi. Lõpuküsimus, mis see, vaadates oma äri muundumist, oma äri teistsugusest kujunemist, mis see nagu peamine asi on, mida te sellest olukorrast õppetunnina olete kaasa võtnud? Hakkame tagant otsast pihta, sinust Ergo. Et tuleb iga olukorraga kohaneda, et ega siin polegi midagi. Mina nagu pikalt ette asju ei planeeri kunagi, et see ei tea nagu elu ette. Ehk selline muutuste lainel surfamine tuleb nagu nii ette võtta ja sellega peab olema valmis harjuma. Katriina? Ma näen seda, et me ei ole
eestlastena siis väga pikalt võib-olla sellist heaelu ühiskonda liiga kaua saanud tunda, et meil on pidevalt muutuste aeg olnud. Et ma arvan, et see on tegelikult väga positiivne sellistes kriisiolukordades, et me suudame ja oskame ennast ümber lülitada üpris kiiresti. Ja ma näen ka seda, et need inimesed, kes meie ümber on tohutu väärtus. Et kui ma ise oma töös olen võib-olla väljapool Eestit väga palju tunda saanud seda, et ei ole nagu inimesi, kes ei ole nagu vahetatavad oma töös, siis täna ma võin öelda, et tegelikult sellises kriisis ikkagi näed ära küll, kes on tugev lüli ja keda sa tahad oma kõrvale ja kes on ikkagi väärtuslik. Aitäh, Kirti! Mul on tegelikult 2 märksõna, julged otsused ja kiire tegutsemine. Need ongi nagu selles mõttes, mis viisid meid nagu paljude paremate tulemusteni. Ehk mitte jääd ootama, kohe järgmisel päeval, veel parem kui samal õhtul. Täpselt. Ja kui on vajalik, siis ikkagi ka kohe otsustada mingit uute asjade tegemine. Ma kohe selles mõttes, mis ma pean lihtsalt ise enda ettevõtet silmas, et see, et ei jääda vinduma, vaid kohe strateegiliselt teha otsused ära, mitte pärast neid otsuseid kahetseda. Selge. Nende mõtetega on väga tore siit sellele vestlusringile joont alla tõmmata. Rääkisime siis kokku 9 ettevõtjaga nende kogemuses sellest, mismoodi šokk neid tabas, kuidas tekkisid uued koostöövormid ja mis see uus väärtus siis sellest kõigest, sellest kriisist õppides on loodud. Tänane päev pakub sellel samal koduleheküljel arvukalt võimalusi erinevate kogemuslugude ja teadmistega sina sõbraks saada. Kasutage kindlasti seda võimalust ning loomulikult kõikidel nendel järel jäävatel päevadel ka, kus Tallinna ettevõtluspäeva erinevad vestlusringid, erinevad jututoad on vaatamiseks üles pandud. Praegu aitäh jälgimast!